nimi on Andra. Ma olen hetkel tegelen ühe ettevõtte juhtimisega. Nüüd otsustasin võtta aja maha natukeseks, olla oma pere jaoks. Mul on 2 last, olla nendega koos, vaadata nende kasvamist natukene ja tegeleda endaga, mis siis hõlmab ka seda silmaoperatsiooni. Suurimad nii-öelda komistuskivid, kui ma kandsin läätsesid või prille, oli see, et kui ma hommikul ärkasin, kui mul lapsed olid voodi ääres, siis ma ei näinud selgelt nende nägusid. Kui nad olid pisemad, siis ma isegi ei saanud päris täpselt aru, kumb laps mul voodi juures on, sest mu miinus on üsna tugev. Pluss see, et kas või lastega palli mängimine, õues mängimine, prillid olid väga segavad, samas läätsed väsitasid ikkagi suurem määral silmi. Et kui ma olin päeva jooksul olin läätsedega, siis õhtul ma ikkagi esimesel võimalusel katsusin panna prillid ette, sest et prillidega on väga ebamugav autoga sõita. Vaja on siis optilisi päikseprille ka, aga see on juba keeruline neid vahetada ja meeles pidada, et mõlemad prillid kaasas oleksid. Nii et see on jah pigem olnud nagu keeruline. Lisaks see, et õhtud teleka ees on nii hea magama jääda, aga läätsedega ma ei taha magada ja ei tohigi magada ja prillidega on see ka väga ebamugav. Hetkel ma olen nii prillikandja kui läätse kasutaja olnud, et ma pigem prille kasutan kodus, just sellepärast, et prillid on natuke ebamugavamad, kas või see, et kui sa lähed õuest tuppa, siis nad lähevad uduseks, nad on mustaks, et ma pigem väljas olen läätsekandja. Ma arvan, et ma sain endale prillid, kui ma olin 3. klassis, ma täpselt ei mäletagi, siis ma olin üsna väikse miinusega ja läätsede peale ma läksin üle vist, kui ma olin 14, ehk siis juba üle 10 aasta tagasi ja sellest ajast alates olen ma olnud läätsekandja. Kõige keerulisem vist ongi see, et just, ma ei tea, hommikul ärkamine, et sa ei näe korralikult kella või sa ei tea, mis ongi, et mis kell on, mis toimub, et see prillide kobamine, läätsede silma panemine, et see kõik on nagu üsna siuke ajamahukas ja tüütu. Ma olen terve päeva või tegelikult juba päris ammu oodanud seda hetke, et millal mul närv sisse tuleb. Siiamaani seda ei ole juhtunud, sest ma tean, et selle koha näol on tegemist väga kvaliteetse kohaga. Siin on oma ala spetsialistid, kes teevad seda protseduuri päevas mitmeid kordi. Ma olen unistanud sellest, et ma saaksin selle operatsiooni teha nii kaua. Ma olen oma peas seda mõtet nii palju läbi mänginud, näinud unes, kuidas ma käin siin operatsioonil, et ma pigem juba nii väga ootan, et see operatsioon toimuks. Ja mul on natukene nagu ka see sisemine siuke, et see ei saa ju olla midagi hullu, et seda tehakse päevas mitu korda ja see võtab nii vähe aega, et selle aja ju ikka kannatad ära. Kui ma hakkasin mõtlema selle operatsiooni peale, siis tegelikult ma olen kaalunud erinevaid kohti. Mis mind just siia tõi, on just see pikaajaline kogemus ja tegelikult ju ka natukene võimalus, kuna tegemist ei ole mingisuguse raske operatsiooniga, mille taastumine oleks super pikk, siis see nagu võimalus tulla kevadist Riiat ka veel lisaks avastama sõbrannaga, see tundus nagu väga hea mõte ja lisaks muidugi see ongi see, et siin tõesti on oma ala spetsialistid, see suhtlus on olnud algusest peale väga meeldiv, väga professionaalne, et mul ei ole hetkekski tekkinud mingisugust kahtlust, et valida teine koht. Ja mul on olnud palju tuttavaid, kes on selle operatsiooni teinud. Ma arvan, et esimene kontakt
ajastu või kogemus võis ulatuda umbes 5-6 aasta taha, kui ma nagu kuulsin esimest kogemust kui sellist. Juba sellel ajal oli see nagu üsna lihtne protseduur ja tänapäeval on tõesti mu tutvusringkonnast väga-väga paljud selle protseduuriga läbi teinud ja need kõik on väga rahule jäänud ja kinnitanud mulle, et karta ei ole mitte midagi. Siia jõudsime me täna umbes kella 12 ajal, kella 1 ajal ja kõigepealt lasti tutvuda siis veel kord infolehtedega, et väga palju hoolitakse ja hoolitsetakse selle eest, et sa saaksid kogu informatsiooni, et kui sul on mingeid küsimusi, siis sa saad veel küsida täiendavalt, kõike selgitatakse väga põhjalikult. Siis läksin allakorrusele, kus siis tehti esmased läbivaatused. Need võtsid aega võib-olla 15-20 minutit kokku. Siis pandi silma tilgad, siis me läksime pool tunnikest, käisime ära, tulime tagasi, tehti siis nii-öelda lõplik ülevaatus, kus siis otsustati, et ma olen operatsiooniks kõlbulik ja nüüd ootame operatsiooni. Ma arvan, et see murdepunkt võiski tekkida siis, kui ma sain lapsed, et lastega tegelemine ja kõik see on nii palju lihtsam, kui sul ei ole prille. Samas läätsedega ikkagi pikalt olla on ebamugav lõpuks, et kui inimese päev ikkagi kestab rohkem kui 8 tundi ja vahel tahes-tahtmata need läätsed olid ka natuke kauem silmas kui 8 tundi ja see pidev nagu mõtlemine selle peale või kas siis see, et ma tahtsin lapsega kaisutada, siis ma ei saanud, sest et mu prillid jäid ette ja see pidev hoidmine, et appi, et ta mu prille katki ei hüppaks, et ma arvan, et laste saamine oli siuke väga tugev nagu murdepunkt, peale mida ma hakkasin nagu järjest rohkem selle operatsiooni peale mõtlema.